ei ole nii, et nüüd rääkija peab lõpetama rääkimise. Sa ei tohi olla ainult teise inimese järgi ja vaikija ei pea hakkama meeletult rääkima, ennast meeletult tõestama. Aga kui nad mõlemad tulevad kas või jällegi räägime millimeetrite võrra järjest lähemale teineteisel, siis on juba parem. Ma olen seda nagu ise näinud ja kogenud, et kaks erinevat inimest võivad ka kuidagi millimeetrite kaupa teineteisele lähedal liikuda, aga selleks on vaja ikkagi nagu tahet. See on samamoodi nagu sa lilled istutamisega, sul on vaja seda tahet, loovjõudu. Ühes lilleseemnes on ju see loovus on sinna sisse peidetud, et see ootamatus, mis sul siis sealt tuleb. Kuna mina tihtipeale teen ju peenralt ka niimoodi, et ma viskan lihtsalt erinevaid see ongi just nube lahe, see on nagu kultuur metsikus. Ja mulle meeldib see, et see ongi nagu elu, sest ühed siis puhkevad õide, teised jällegi vajuvad ära ja kõik see ilu, mulle meeldib need Skandinaavia aiad, kus ongi see vaatad aknast välja ja siis on nagu, tundub nagu on metsik, aga tegelikult on kõik ikkagi niimoodi seatud, et kogu aeg on värvid ja sa näed seda, et elu käib. Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna me räägime sellest, kuidas nautida suve algust, mil me kõik peast soojaks läheme. Ehk me räägime kiirest, armastusest, tunnetest ja kõigest, mis sellega sama kompoti sisse või kokteili sisse sobib. Mina olen Kristina Roodes ja mul on külas üks mees, kes teile väga meeldis ja eelmine saade temaga oli üsna külma kliima saade. Üpris külm saade. aga seda saadet vännas 60 000 inimest ainult minu kanalites ja veel Spotify's igal pool mujal väga palju lisaks. Te juba kuulsite, kes meil külas on. Tere tulemast, Marek Sadam. Aitäh sulle kutsumast ja vastuvõtmast ja alati rõõm. Ükskõik kas metsas või stuudios siin näha. No vot, aga ütleme nii, et ega meie tutvus sai ju alguse niiviisi, et oligi suvi, mina olen surfibaaris ja siis sina arvasid, et Kristinka on see naine, kes kannab ainult bikiine. Mida sa nagu laias laas kogu aeg teed, aga see kuidagi ma arvan, et kõik inimesed seda riietumisstiili nagu välja ei kanna nagu läbi talve, aga sul see kuidagi õnnestub, oleme arutanud seda kolleegiumis ja niimoodi on ja. Kolleegiumis. No vot, ja kes meid siis ainult kuulab, siis tule vaata ka. Mul on täna Marika Haus ka bikiinid seljas, natuke kleiti on peal, aga ühesõnaga, kes on nagu korra, kui sul on hea terav eestlase silm, no siis sa kindlasti leiad need bikiinid ka üles. Aga tead, aga see on nagu omamoodi siuke huumori koht ka, sest et iga kord, kui ma tulen, mitte iga kord, aga seda on juhtunud paar korda seda nalja, kui ma tulen su kontsertile, sõidan kuskile teise Eesti otsa, et kaasa elada ja plaksutada, hüpata lava ja siis mõni sõber ütleb, et Sadam küsis, et kas see Roots on kohal? Kas bikiinides? No, ega me ju nüüd neid mitteametlikud esinemised, mis meil seal Roosta surfibaaris on, ega me ise ju esineme ka ikkagi märest tulnud veest tilkuvate ujumispükstega, et ega me seal ka ülikondades ei ole. See on selline, selles mõttes, et kui räägida suvest, siis see on selline hea suvine olemine. Aga kui suvest räägid, siis suvi minu jaoks kuna ma ilmselt taimedega suhestun tihti veel paremini kui inimestega, siis minule jaoks suvi hakkab ikkagi nende lilledega, mis ma olen juba varem istutanud, siis ma jälgin nende tärkamist ja teen seal korrektuure ja muretsen oma lillede pärast ja lilled on minu jaoks justkui väljendavad ka inimesi, et igal lillel on oma lugu ja igal sellel peenral on oma lugu ja sellega ma väljendan seda. Mina väljendan sellega enda suve algust. No kes on sind kuulanud, siis olgu sul jutt seal tulpidest, tõstrapõõsastest või kirssidest, kõik tegelikult lood on inimestest ja enamasti armastusest. Jah, ja iga taime taga, millest ma kirjutan, ongi inimene tihti peale ja ma ju olen uurinud enne, kui ma mõne taime panen laulu sisse, siis ma ka tean selle taime toimet, et mis on mürgisem taime, mis need taimede mõjud parasjagu inimestel on, aga selle ma lasen alati inimestel endal
uurida või siis enda loo sellesse kõigesse asetada. Ja üks asi, mis on, mida saab laiemalt võib-olla ka nagu siis inimeste peale kanda on see, et ma näiteks nüüd on surfipaaris on need peenrad, siis ma teen enda mingis salajases mõttes, nüüd ei ole see enam salajane mõte, kui ma selle välja ütlen, aga ma teen Pange tähele, saladus tuleb ilmsiks nüüd. Ma teen seda sellepärast, et inimesed, kes mööda lähevad, kas nad astuvad siis sinna sisse või ei astu, aga kes liiguvad ranna poole, et nendel oleks mingi selline hetk või mingi hetk, mis toob neid sellisest argisest välja, et nad näevad seda mingit väga värvilist peenart või näevad neid kõrgeid päevalilli vahetult enne randa, vahetult enne sinna baari astumist, et nendel kuidagi teha tuju paremaks või elu helgemaks. Sest ma tunnen seda, et see on minu ülesanne elus, et laiemalt inimestele kuidagi rõõmu pakkuda või pakkuda nendele neid hetki, mis teevad nende elu kuidagi, toovad sellest udusest argipäevast ja talvest välja. Sest hästi paljudel inimestel jääb talv, tuleb kevad, tuleb suvi, aga väga paljudel inimestel jääb talv hinge, ikka elatakse minevikus, ikka elatakse enda muredes, aga see oskus, et kaotada talv ära enda hingest, enda mõtetes, see on väga keeruline. Ma ise olen sellega olnud väga, väga kimpus, et lasta lahti ammustest asjadest ja lasta lahti sellisest sügavast talvest, mis sinu sees on. Ja ma olen enda ümber näinud väga palju inimesi, kes töötavad üle, kellel on meeletult raske, sest see muu talv on nendele nii palju liiga teinud ja neid külmetanud, nende võrseid ära võtnud ja see töö, et jälle suvest ärgates on väga keeruline. Ma olen täiesti, tegelikult ütleme nii, et ma olen kõigi maailma kuulajatega ju rääkindagi inimestega, aga ma arvan, et praegu väga paljud tundsid ennast ära ja sa sõnastasid selle muidugi hästi poeetiliselt, aga põhiline halva elu allikas, mida me ise endale loome, ongi see, et me ei suuda lahti lasta möödunud valust või möödunud asjadest. Kuidas sa seda teed? See ei ole üldse mitte kerge kunst. Ega ma ei saa ütelda, et ma seda räägi endast, kuidas sinul see õnnestub, mis sa teed, kirjutad välja, paned raamatusse või ma ei kujuta, mis sa teed, tantsid kuu valgel. Mina on lihtsalt see, et mina jään ju järjest vanemaks, et vanusega tuleb see, ma olen seda ma olen küll tajunud, et mida paremaks saad, seda rahulikumaks sa muutud või sa oskad kuidagi asjadest lahti lasta, siis ma olen väga impulsiivne tegelikult, ma võin vihastuda väga kergelt, ma võin väga teravalt inimestele ütelda, aga nüüd nagu ma ei ole mõtnud meetreid tagasi seda, aga ma olen vahel ma taban seda, et äkki nüüd hetkel ma olen nüüd vait, seda vaikimiskunsti ja seda väga keeruline on minul olla nende inimestega tihtipeale, kes kogu aeg vaikivad. Aga nüüd ma olen õppinud neid vaikijaid mõistma nagu, et mis on nende vaikus taga ja väga paljud inimesed on vaja, see on nagu, kui ollakse suhtes, siis kui üks on vaikija ja teine on rääkija, siis see on justkui see, et sa pead, see ei ole nii, et nüüd rääkija peab lõpetama rääkimise, sa ei tohi olla ainult teise inimese järgi. Ja vaikija ei pea hakkama meeletult rääkima, ennast meeletult tõestama, aga kui nad mõlemad tulevad kas või jällegi räägime millimeetrite võrra järjest lähemale teineteisel, siis on juba parem. Ma olen seda nagu ise näinud ja kogenud, et kaks erinevat inimest võivad ka kuidagi millimeetrite kaupa teineteisele lähedal liikuda, aga selleks on vaja ikkagi nagu tahet. See on samamoodi nagu sa lilled istutamisega, sul on vaja seda tahet, loovjõudu. Ühes lilleseemnes on ju see loovus on sinna sisse peidetud, et see ootamatus, mis sul siis sealt tuleb. Kuna mina tihtipeale teen ju peenralt ka niimoodi, et ma viskan lihtsalt erinevaid see ongi just nube lahe, see on nagu kultuur metsikus. Ja mulle meeldib see, et see ongi nagu elu, sest ühed siis puhkevad õide, teised jällegi vajuvad ära ja kõik see ilu, mulle meeldivad need Skandinaavia aiad, kus ongi see, vaatad aknast välja ja siis
on nagu tundub nagu on metsik, aga tegelikult on kõik ikkagi niimoodi seatud.